1940. aastal jõudis Friedebert Douglas valmis oma noorusmälestused. Aeg oli selline, et õiget järge neile ei tulnudki. Mitmes trükis erinevad need pisut üksteisest, meenutusi hargneb teistesse raamatutesse, päevikusse ja reisikirjadesse. Mälestuste alguses seisab romaan Väike Illimar. Väike Illi ja pisike Frieda, nagu ema Friedebert Michelsoni kutsus, on ikkagi suurelt jaolt üks ja seesama poisike Ahja Aidamehe perest. Noorusmälestused on nagu tüvikirjaniku seiklusrikkasse ellu. Seejuures saab seda lugeda nagu haaravat seiklusromaani. Raamatus avaneb võrratu maailm, enne maailmasõjaaegne Kesk-Euroopa oma liiklemisvabaduse ja liiklejate tohutu paljususega. Douglas on selles virvaris kõigepealt Treffneri gümnaasiumi koolipoiss, kes 1905. aasta revolutsioonieelsetes Tartu sündmustes oma maailmavaate leiab, siis kohe vang Tallinnas Toompeal ning seejärel 11 aastaks tagaotsitud pagulane, kes valepassidega põikab ühest Euroopa riigist teise, elab pikemalt Pariisis ja Soomes, harib end ise kunstis, muusikas, kirjanduses, aitab kaugelt organiseerida Noor-Eesti rühmituse tööd. Kirjutab oma novelliparemiku ning käib igal aastal salaja vanemate kodus Tartus. Tema ees avaneb nii Euroopa suurlinnade melu kui ka Ahvenamaa lahtede üksildus. Teinekord on see salaja Eestisse tulek üpris provokatiivne. Nii võtab Douglas osa nii Vanemuise kui ka Estonia teatri avamisest. Teisal putkab teda arreteerida tahtva sandarmi eest pika hüppega Elva Tartu rongist. Rännuaastatel saab noor pagulane aru, millise tähendusega on tõelised sõbrad, kes jagasid näguripäeval viimast palukest, veeringut, passi ja nime, pakkusid öömaja ja seltsi. Olgu mõnedki neist nimetatud. Kunstnikud Ants Laikmaa ja Konrad Mägi, kirjanik Karl Ast Rumor, luuletaja ja noor eestlane Gustav Suits, muusik Rudolf Tassa, kunstnik ja kirjanik Aleksander Tassa, Erik Obermann, noor kunstnik, kes jäigi Prantsusmaa mulda. Soomes Oulun külas oli üks kodu, kuhu Douglast ikka tagasi oodati. Kõik Soome-Rootsi kaupmehe Hollanderi lapsed olid noore pagulase sõbrad, eriti ootas teda peretütardest koju aga Hannele. Ent südame vastu ei saa. 1917. aastal Eestisse naastes kohtas Douglas peagi tüdrukut, kes jäi tema kõrvale kogu eluks. See on juba üks teine lugu, mis noorusmälestustesse enam ei mahu.